Tere tulemast tagasi saatesse Tõetelg GNS TV-s. Pidustuste päevad on käes, kuna Islamivabariik korraldab tohutu propagandapeo, et matta Ali Khamenei, kes suri alandava surma Iisraeli ja USA käe läbi. Ja kuigi Islamivabariik ei saavutanud sel nädalal propagandavõitu, tundub, et Ameerika Ühendriigid otsustasid selle neile ikkagi kinkida. Trumpi administratsioon ei suuda kuidagi vältida oma väravaid. Miks? Pärast kuid kestnud sõjalist survet, pärast seda, kui režiim kaotas mehe, kes valitses Islamivabariiki 47 aastat, ütles president Trump, et ta andis neile nädalase puhkuse. Me võitsime Venezuela ühe päevaga ja andsime Iraanile korraliku hoobi. Nad tahavad meeleheitlikult kokkuleppele jõuda. Nad tahavad nii väga kokkuleppele jõuda. Me andsime talle nädala vabaks matuste jaoks, sest me oleme lahked. Härra, vabandust. Mida? Miks me oleme viisakad režiimi suhtes, kes on aastakümneid hüüdnud surm Ameerikale, tapnud ameeriklasi oma terrorikäsilasrühmituste kaudu, hoidnud ameeriklasi pantvangis, kavandanud Ameerika ametnike mõrvamist ja kelle kõrged tegelased jätkavad USA presidendi ähvardamist isegi sel nädalal, pakkudes 1000 kilogrammi kulda Trumpi või Netanyahu tapmise eest? Vaadake ise. Jumalikul kohalolekul ja algsel rahul Riam 15 korda tema mehed ja naised kirjutavad seda. Otsustati, et inshallah määratakse auhind sellele, kes tapab Trumpi või Netanyahu. See auhind on pärit Varamini meestelt ja naistelt. See on kilogrammides kulda. 100 kilogrammi kulda. 100 kilogrammi kulda. Nüüd muidugi muutis Islamivabariik Khamenei kogu matuse poliitiliseks etenduseks, mis oleks pidanud olema võimalus islamirežiimi alandamiseks. Ja tõesti, see on ainus keel, millest nad aru saavad. Ameerika Ühendriikide 250. sünnipäeval. Selle asemel muutus see järjekordseks võimaluseks režiimil jätta endast vale mulje, nagu oleks neil tohutu toetus. Nüüd, tuginedes selle väljaku hinnangulisele suurusele, kus tseremoonia toimus, hindame, et seal oli 60 000 kuni 70 000 inimest. See on kaugel neist miljonitest, kes olid tänavatel, riskides oma eluga, et nõuda režiimi vahetust ja kroonprints Reza Pahlavi tagasipöördumist. Enne kui edasi läheme, tahan ma ka, et kuuleksite, mida selle matuse alguses terve päeva jooksul skandeeriti. Vaadake. Praegu on need massid, kes skandeerivad surm Ameerikale. Ma ei tea, kui selgelt te seda näete, aga just seda nad hüüavad. Väga meeldivad inimesed. Surm Ameerikale, surm Iisraelile. Jälle surm Iisraelile. Jälle surm Ameerikale. Ja jälle. Nina! Kafan! Shai ühiskonna rüü on meie seljas! Vande andes sinu verele! Vande andes tappame Trumpi! Nii et näed. Nad ei ole tegelikult oma eesmärkides midagi muutnud. Korduvalt ja korduvalt kuuleme sama asja. Surm Ameerikale, surm Iisraelile, surm Inglismaale. Nii et samal ajal, kui Washington on püüab olla leebe, juhib režiim sõna otseses mõttes rahva hulki skandeerima. Surm Ameerikale ja surm Iisraelile. Ja nad kasutavad seda nädalast pausi, et tugevdada just seda ideoloogiat, mis on Lähis-Ida aastakümneteks destabiliseerinud. Miks peaksid Ameerika Ühendriigid neid selles aitama? Samal ajal on matus ise olnud täpselt selline, nagu me oodata võisime. Päevad kestnud rongkäik, riikliku meediakajastus ja hoolikalt lavastatud katse näidata maailmale, et režiimil on justkui mingisugune toetus. Aga kohapealsed üksikasjad räägivad hoopis teistsugust lugu. Ükski maailma juhtivatest suurriikidest pärit riigijuht ei osalenud isiklikult. Nägi mitmeid madalama taseme delegatsioone, kes esindasid Venemaad, Hiinat, Indiat ja Türgit.
Samas toetus režiim tugevalt oma traditsioonilisele sõbralike riikide võrgustikule, terrorikäsilastele ja ideoloogilistele liitlastele. Ja siis on veel Mojtaba, papist Ayatollah, mees, kellest peaks saama uus ülemjuht, keda ei nähtud avalikult isegi oma isa matustel. Nüüd, raportite kohaselt ei ole ta avalikult ilmunud pärast seda, kui sai selle aasta alguses õhurünnakus haavata. Samas rünnakus, mis tema isa tappis. Teised raportid ütlevad, et turvakaalutlused hoidsid teda eemal ja et ta ise soovis osaleda, kuid talle ei lubatud seda, kuna kardeti Iisraeli atentaati. Nüüd, üks tähtsamaid asju, mida režiim tahab, et te selle matuse tsirkuse kohta usuksite, on see, et need rahvahulgad esindavad Iraani rahvast. Nad ei esinda. Režiim pakkus matustele tulemise eest raha, tasuta transporti, auhindu ja muud säärast. Rääkisin eile ka paljude allikatega Iraanis kohapeal, kes ütlesid mulle, et paljud niinimetatud leinajad olid tegelikult kas tasustatud, survestatud või muul viisil motiveeritud osalema. Ja see pole üllatav. Varem on režiim kasutanud raha, toitu, transporti ja muid hüvesid, et tuua inimesi režiimi üritustele, et teeselda toetust. Minu allikad teatasid ka, et Teheran on praegu täiesti tühi, sest kõik mõistlikud inimesed on linnast põgenenud. Nad ütlesid ka, et osalejad on enamasti välismaalased ja neile makstakse kohale tuleku eest. Nad ütlesid ka, et nad nägid isiklikult vähemalt 2 meetri kõrgust toiduhunnikut mädanemas, sest nii vähesed inimesed tulid tegelikult matuseüritustele. Ja kui juba rääkida võltsist toetusest, siis vaata seda pärli, kus Mohammad Khalibaf liialdab matustel Arachi kõrval tõeliselt üle. Matemaag, sa oled tõeline osakonna omanik. Huun katl tromp. Huuni katl tromp. Raske on aru saada, kas ta naerab või nutab. Ausalt öeldes. Isegi Arachi ütleb, kuule, sa reageerid üle. Igatahes Iraanis sees oli palju teateid selle kohta, kuidas iraanlased on kõigepealt pilganud selle matuse maksumust. See on riik, mis on täiesti pankrotis. Ja samuti julgustati iraanlasi kandma erksaid värve musta asemel või lahkuma Teheranist selle asemel, et osaleda nendel ametlikel leinatalitustel. See on see Iraan, mida režiim ei taha, et te näeksite. Kuid propaganda ei piirdunud Iraani piiridega. Ameeriklased Kyla Walsh ja Jackson Hinkle ning Briti-Pakistani päritolu Bushra Sheikh viidi kõik lennukiga Iraani matustele, et võimendada režiimi propagandat inglise keelt kõnelevate vaatajate seas. Nüüd ütles Hinkle, et iga Ameerika patrioodi kohus on austada Khameneid. Ma ei tea, kuidas ta selle peale tuli, aga olgu. Ja siis ütles Kyla Walsh järgmist. Vaata ise. Ta oli kogu maailma rahvaste juht võitluses imperialismi, ülbe suhtumise, sionismi ja genotsiidi vastu. Minu jaoks oli ta suurim antiimperialistlik juht, kes on minu eluajal elanud. Täielik ajupesu. Tuletan meelde, et Kyla Walsh on endine DSA aktivist, kes oli suur Mamdani pooldaja, enne kui otsustas kolida Beirutisse, et täiskohaga toetada terroristlikke organisatsioone. Ma arvan, et ta on käinud mitmel reisil Iraanis. Ja kõige hullumeelsem selle juures on see, et ameeriklane ütleb teistele ameeriklastele, et nad austaksid meest, kes juhtis režiimi, mis veetis 47 aastat end määratledes läbi loosungi "Surm Ameerikale" ja kelle käed on sadade ameeriklaste veres. Nüüd, tuginedes nendele varasematele reisidele ja sarnastele reisidele, mida oleme varem näinud, propagandategevust rahastas vähemalt osaliselt režiim ise. See tähendab, et iga ameeriklast või Briti kodanikku, kes toetas sanktsioonide all olevat režiimi, tuleks põhjalikult uurida, sest see ei ole ajakirjandus. Ajakirjandus oleks see, kui küsitaks käimasolevate hukkamiste või jaanuaris tapetud 40 000 meeleavaldaja kohta. Selle asemel püüavad need teemonlikud isikud puhtaks pesta põhimõtteliselt meie aja Hitleri pärandit. See matus ei oma tegelikult tähtsust, sest Khamenei tõttu tema surm on tegelikult põhjust rõõmustamiseks. Kuid matused kui ülemaailmne sündmus on olulised, sest taas anti Islamivabariigile võimalus muuta diktaatori surm propagandakampaaniaks. Samal ajal kui rahvahulgad hüüdsid "Surm Ameerikale" ja lääs vaatas kõrvale, tegelikult tegi lääs enamat kui lihtsalt vaatas kõrvale. Vaba maailma president ütles, et ta annab neile midagi toredat.
Nüüd võib režiim korraldada matuseid, lennutada kohale välismaiseid mõjutajaid, ähvardada ja šantažeerida iraanlasi leinama ning loomulikult teha sellest kõigest propagandat, kuid ta ei saa kustutada Khamenei surma ja hävingupärandit. Ja just, Ameerika Ühendriigid ei peaks aitama neil seda ideoloogiat elus hoida. Kas sa mäletad, kui mulle esitati see laim, et Iisrael tapab ajakirjanikke Piers Morgani saates, ma ei tea, umbes 47 miljonit korda vaata? Ärgem unustagem 232 ajakirjaniku Gazas, kes on Iisraeli kaitseväe poolt tapetud. Ja ärgem unustagem neid 232 ajakirjaniku Gazas, kes on Iisraeli kaitseväe poolt tapetud. See on jälk, isegi fond kinnitas seda. Kui sa tahad minuga sellest rääkida. Ma tean, et sulle ei meeldi faktid, Anna. Aga see on reaalsus. Ja kuidas seda sama laimu korrati lõputult ilma tõenditeta? Vaata ise. Üle 245 ajakirjanikku on tapetud. On ilmne, et Iisraeli okupatsioonivõimud ei soovi, et sõltumatud ajakirjanikud dokumenteeriksid ja kajastaksid nende kuritegusid. Watsooni instituudi sõjakulude projekti andmetel on Gazas tapetud rohkem ajakirjanikke kui mõlemas maailmasõjas, Vietnamis, endises Jugoslaavias ja Afganistanis kokku. Endise ajakirjaniku ja toimetajana, kas saate meile selgitada, miks Iisrael tapab Palestiina ajakirjanikke ja seda massiliselt? Ja te võtate seda iseenesest mõistetavana. Iisrael tapab ajakirjanikke, seda te ütletegi. Sõltumatu. Teabeallikad, mitte ainult ajakirjanike kaitsekomitee. Nagu ma ütlesin, on ajakirjanike kaitsekomitee dokumenteerinud. Ajakirjanikud tulid siia Iisraeli, et meid tappa, härra. 10 kohad, kus teie väed on sihikule võtnud ajakirjanikke. Härra, ajakirjanikud, härra, kas te usute neid ka? Ei, ma ei usu seda, sa valetad. Ma ei mõtle seda välja, need on faktid, andmed. See on ajakirjanike kaitsekomitee raport, kõik samast intervjuust. Ajakirjanike kaitsekomitee andmed. Nagu selgub, nad eksisid ja taas kord oli minul õigus. Viimased 21 kuud on meile räägitud, et Iisrael peab sõda ajakirjanike vastu ja et Iisraeli kaitsevägi sihib süstemaatiliselt ajakirjanikke, nagu te just sellest intervjuulõigust kuulsite. Neid väiteid kordasid suured uudisteorganisatsioonid, inimõiguste rühmitused, poliitikud, aktivistid ja kommentaatorid, kes käsitlesid neid numbreid kui vaieldamatut fakti. Kuid siin on üks probleem. 10 neist niinimetatud ajakirjanikest olid tegelikult terroristid. Oma tipphetkel loetles ajakirjanike kaitsekomitee andmebaas Gazas 229 väidetavat ajakirjanikku. Eelmisel nädalal teatas ajakirjanike kaitsekomitee, et viib läbi oma andmebaasi täieliku ülevaatuse. Pärast seda, kui Hamas ja Palestiina Islami džihaad ise avaldasid 10 märtriteateid, tuues välja, et suur osa neist isikutest olid nende sõjaliste tiibade liikmed. Nüüd on ajakirjanike kaitsekomitee juba eemaldanud vähemalt 20 nime, kus allikateks olid terroriorganisatsioonid ise, mitte Iisraeli kaitsevägi. Ja ikka ja jälle näeme, kuidas sama muster kordub. Pahameel selle üle, et ajakirjanik või isegi humanitaarabitöötaja on tapetud. Ja siis selgub, et ta on tegelikult Hamasi komandör. See ei ole väike parandamine, mida me näeme. See on tohutu meedia läbikukkumine. Neid numbreid korrati kogu maailmas faktina, täpselt nagu kõiki neid absurdseid Hamasi väiteid. Ja igaüks, kes neid kahtluse alla seadis, tehti maha, hoolimata sellest tõendid olid olemas ja selgelt araabia keeles, 10 neist juhtumitest. Võtame näiteks Mohammad Nabil al-Zaki. Palestiina islami džihaad kinnitas ta 2 kuud tagasi komandörina. Tegelikult on see kaader just temast. Kas see tundub sulle ajakirjaniku moodi? Ometi on ta endiselt mõnel nimekirjal kirjas kui lahingus hukkunud ajakirjanik, sealhulgas ajakirjandusvabaduse nimekirjas. Ja siis olid veel Mohamed Washa ja tema vend Ahmad Washa, kes töötasid Al Jazeeras. Nad tuvastati kui Hamasi komandörid. Mõlemad leinati kui terroriorganisatsiooni liikmeid. Ja loomulikult on meil ka Muhammad al-Sakani, veel üks ajakirjanik, kellest sai Palestiina islami džihaadi komandör. Nimekiri jätkub ja jätkub. Need ei ole Iisraeli väited, need on Hamasi ja Palestiina islami džihaadi enda väited. Nad tunnistavad neid enda omadeks. Aga tead, me oleme seda tegelikult varemgi näinud. Kõigepealt öeldi meile, et puuduvad tõendid selle kohta, et UNRWA töötajad ja õpetajad oleksid Hamasi liikmed, hoolimata sellest, et meil on video ÜRO abistajast, kes kannab pantvangi surnukeha. Siis saime teada, et neid oli 10. Siis saime teada, et tegelikult oli 100 õpetajaid, kes 7. oktoobri rünnakule kaasa elasid, UNRWA õpetajad.
Iga päev toob näiliselt üha rohkem kinnitust UNRWA ja Hamasi koostööle. Nüüd avastame, et paljud inimesed, keda maailmale esitleti ajakirjanikena, olid tegelikult Hamasi või Palestiina islami džihaadi liikmed, täpselt nii, nagu mina ja paljud teised väitsid, millal lakkavad need olemast üksikud vead ja muutuvad tõestatud kallutatuseks. Ja mis mind kogu selle olukorra juures veelgi enam hämmastab, on reaktsioon. Sest selle asemel, et küsida, kuidas see sai juhtuda, on mõned kommentaatorid väitnud, et isegi kui mõned neist meestest olid Hamasi või islami džihaadi liikmed, tuleks neid ikkagi lugeda ajakirjanikeks. Vabandust. Mire? Kuidas on nii, et terroristliku organisatsiooni kuulumine annab kellelegi õiguse saada sõjatsoonides tsiviilajakirjanikele ette nähtud erilist kaitset? Rahvusvaheline humanitaarõigus kaitseb ajakirjanikke. See kaitseb tsiviilisikuid. See ei anna võitlejatele vabapääsu ainult sellepärast, et nad hoidsid kaamerat või panustasid kunagi mõnda uudistekanalisse. Kui keegi on terroriorganisatsiooni liige ja osaleb selle organisatsiooni sõjalises tegevuses, siis on see täiesti erinev õiguslik kategooria. Miks siis keegi ei esitanud neid küsimusi enne, kui need numbrid üle maailma esikülgedel laiali paisati? Ja kus on meedia nüüd? Kus on parandused, vabandused? On hämmastav, kuidas algne süüdistus jõuab pealkirjadesse, aga parandus saab heal juhul joonealuse märkuse. Neid numbreid võeti kui püha tõde. Neid tsiteerisid poliitikud, ÜRO, suured uudistekanalid, kuulsused ja aktivistid tõendina, et Iisrael pidas ajakirjanike vastu tahtlikult sõda. Nüüd seda sama andmebaasi vaikselt parandatakse. Aga kus on samasugused pealkirjad? Kui me ei suuda isegi kokku leppida, et Hamasi ja Palestiina islami džihaadi liikmeid ei tohiks lugeda ajakirjanikeks, siis me ei kajasta uudiseid. Me toodame neid ise. Ja nüüd lõpetuseks. Selle nädala hea, halva ja koledaga. Alustame nädala halva looga. Selleks on Egiptuse rahvusmeeskond maailmameistrivõistlustel ja nende peatreener Hossam Hassan. Pärast Egiptuse ajaloolist maailmameistrivõistluste võitu Austraalia üle nägime sel nädalal, kuidas Hassan tõstis väljakul Palestiina lipu, pühendas võidu Palestiina rahvale ja ütles, minu süda ja hing on nendega. Seejärel kõndis ta mööda väljakut, hoides käes nii Egiptuse kui ka Palestiina lipu, samal ajal kui fännid skandeerisid Vaba Palestiina. Tõesti või? Punktid teatraalsuse eest, aga vaatame üle, kuidas just Egiptus palestiinlastesse suhtub. See on seesama valitsus, mis ehitas Gaza piirile mitu turvapiiret ja hoidis Rafahi piiripunkti suurema osa sõjast täielikult suletuna, mis korduvalt keeldus Gaza elanike massilisest sisenemisest, viidates riikliku julgeoleku kaalutlustele ning on võimaldanud väljapressimise musta turu, kus gazalastelt küsitakse $1000, et nad saaksid sektorist ebaseaduslikult lahkuda. Aita mul siis seda loogikat mõista. Kui sa hoolid Palestiina rahvast nii sügavalt, et tunned vajadust nende lipu lehvitada miljardite inimeste ees jalgpalli MM-il, siis miks on sinu enda valitsus aastaid ja miljoneid dollareid kulutanud müüride ehitamiseks, et neid eemal hoida? Miks on piir jäänud suures osas suletuks? Miks peavad nii paljud pered maksma väikese varanduse, et sõjatsoonist põgeneda? Need ei ole Iisraeli poliitikad, need on Egiptuse poliitikad. Mind hämmastab alati, kuidas need samad klounid on kaamera ees kangelased selle eesmärgi nimel, aga suletud uste taga ei huvita neid palestiinlased üldse. Tegelikult põlgavad nad neid sageli. Küsi endalt seda. Kui egiptlased hoolivad Palestiinast nii väga, siis miks nad ei kuulutanud välja Palestiina riiki ajal, mil nad kontrollisid 100% Gazat ja Siinait? Miks ei kuulutanud Jordaania välja Palestiina riiki, kui nad okupeerisid läänekalda? Kas võib-olla, lihtsalt võib-olla, on asi selles, et Palestiina riiki pole kunagi olnud ja need Araabia riigid lihtsalt ei hooli Palestiina riigist? Treener Hassan ei hooli palestiinlastest üldse ja enamik ajupestudest narridest, kes teda toetavad, ei hooli samuti. See liikumine on absurdne kultus, mida Araabia maailm kasutab, et õhutada vihkamist juutide vastu ja juhtida tähelepanu kõrvale omaenda sisemistel probleemidelt. Ja nüüd selle nädala inetule loole. Colorado Demokraatliku partei kongressikandidaat, DSA kandidaat peaksin ütlema, Mila Quiroz. Kui sa pole temast varem kuulnud, ära muretse. Ma polnud ka ise, kuni hakkasin sel nädalal tema avalikke andmeid uurima. Ja las ma ütlen sulle, see on midagi. Ära usu ainult minu sõnu. Kuula ise. Kas sa usud, et 11. september terrorirünnakud Ameerika vastu olid vältimatu tagajärg Ameerika välispoliitikale?
Vältimatu selles mõttes, et me destabiliseerisime suure osa Lähis-Idast, mis sundis inimesi uskuma, et ainus vastus on järjekordne vägivallaakt. Jah, me oleksime pidanud vastama lilledega. Nagu ma enne ütlesin, vastutus seisneb nende tingimuste kõrvaldamises, mis üldse vägivallani viivad. Sa kampaaniasid hiljuti koos Hassan Pikeriga. Tal on tohutu voogedastuspublik. Kas sa nõustud tema väitega, et Hamas on väiksem kurjus kui Iisrael? Ei, ma ei nõustu. Olete nimetanud Iisraeli tegevust Gazas genotsiidiks. Olete kutsunud üles relvaembargole Iisraeli vastu. Kas see hõlmaks ka USA poolt müüdavaid või rahastatavaid kaitserelvi, mida Iisrael kasutab end kaitsmiseks raketirünnakute eest, mis tulevad Hezbollahalt või Iraanilt? Jaa. Sii oleks. Miks mitte teha vahet relvadel, mida me kasutame sõja pidamiseks teise rahva vastu? Ja siis kaitserelvadel, mis on? Kasutatakse tsiviilisikute kaitsmiseks välise rünnaku eest. Ma usun, et meie relvade müük Iisraelile, olgu need kaitserelvad või ta tahab, et rohkem iisraellasi jätkaks genotsiidi, mis ma usun, et meie Liibanon etniline puhastus, mis toimub Liibanonis. Etniline puhastus Liibanonis. Vau, ütle mulle, et sa ei tea Liibanonist midagi, ilma et sa seda otse ütleksid. Appi. Siin on see, mis selle tegelase juures mulle eriti huvitav tundub. Ta esitleb end kui mingisugust inimõiguste aktivisti, sotsiaalse õigluse eest võitlejat, kuid peaaegu iga seisukoht, mille ta võtab, viib täpselt sama järelduseni. Ameerika on süüdi, Iisrael on süüdi, kõik teised on süüdi, välja arvatud terroristid ja diktatuurid, kellel loomulikult pole mingit vastutust ega iseseisvust. See on inimene, kes kampaania tegi koos Hassan Pikeriga, mehega, kes ütles, et ameeriklased väärivad 11. septembri rünnakut, kes kaitses Hamasi ja on avalikult kutsunud üles poliitilisele vägivallale. Ja tuletame meelde, et ta ise on väitnud, et kaitserelvad annavad Iisraelile kattevarju genotsiidi toimepanekuks Gazas ja etniliseks puhastuseks Liibanonis. Ta on varem kirjeldanud 11. septembri rünnakut kui Ameerika tegude vältimatut tagajärge. Ta ütles ka, et 7. oktoober oli apartheidi vältimatu tagajärg. Esiteks, see naine arvab, et riik, kus on 2 miljonit araablasest kodanikku, kes on seaduse ees võrdsed, on apartheid. Tõesti või? Viimati, kui ma kontrollisin, polnud midagi vältimatut selles, et 19 terroristi lendasid tahtlikult lennukitega hoonetesse. Polnud midagi vältimatut selles, et Hamas ületas piiri, tappis perekondi, vägistas naisi, põletas inimesi elusalt ja röövis sadu pantvange. Ei, kindlasti mitte. Need olid valikud, mitte paratamatus. Ja just seda peangi ma Milati 3. maailmalikus juras nii mürgiseks. See võtab järjekindlalt terroristidelt moraalse vastutuse ja paneb võimatult suure moraalse koorma nende rünnatavatele demokraatiatele. See ei ole inimõiguste aktivism ega mingi loogiliselt põhjendatud või moraalne ideoloogia. See on vastupidine, see on ohtlik. Sest kui sa jätkuvalt ütled inimestele, et terrorism on vältimatu, vabastad sa nad vastutusest oma tegude eest ja pooldad lõpuks ühiskondliku korra lagunemist. Ja just seda me näeme, et need DSA kandidaadid propageerivadki. Nad ei püüa Ameerikat paremaks muuta. Nad tahavad selle tükkideks rebida ja ehitada üles fantaasiarikka sotsialistliku utoopia. Ärka üles, Ameerika! Ja lõpuks, nagu alati, tahan lõpetada positiivse noodiga meie nädala hea looga. Ja selle nädala tunnustus läheb NGO Monitorile. Sel nädalal avaldasid nad minu arvates ühe tähtsaima raporti pärast 7. oktoobrit, sest see teeb midagi, mida meedia on suuresti keeldunud tegemast. See võtab uuesti luubi alla ühe organisatsiooni, mis on teinud rohkem kui peaaegu keegi teine, et kujundada maailma arusaama sellest sõjast. Neid on küll mitu, aga see oli kindlasti üks neist. Ma räägin organisatsioonist Piirideta arstid ehk MSF. Peaaegu 2 aastat on neid koheldud kui mingit moraalset autoriteeti ja nad on süüdistanud Iisraeli genotsiidis. Ja kui nad seda teevad, siis seda tsiteeritakse ja korratakse meedias, ÜROs ning see kajab üle kogu maailma. Aga kes on need inimesed, kes tegelikult neid süüdistusi esitavad? NGO Monitor on just avalikustanud hulgaliselt MSF-i töötajate ja sidusorganisatsioonide avalikke postitusi, mis otsesõnu kiitsid 7. oktoobri rünnakuid. See ülistab Hamasi, levitab antisemiitlikku retoorikat ja avaldab uuesti mõningaid kõige äärmuslikumaid Iisraeli vastaseid propagandamaterjale, mis tänapäeval internetis ringlevad. Näiteks toob raportis esile ühe avaliku postituse, kus MSF-iga seotud isik jagab sotsiaalmeedias sõnumit. Täna on vastupanuliikumine näidanud maailmale, milline näeb välja tõeline julgus. Seda tähendabki vabastus, viidates 7. oktoobrile.
Selle postitusega kaasnesid loomulikult pildid veresaunast ja Hamasit ülistavad teemaviited. Raportis kirjeldatakse ka, kuidas MSF-il kulus 3 päeva, et avalikult tunnistada, et Hamas korraldas 7. oktoobri veresauna, samal ajal kui Iisraeli süüdistati kohe avalikes avaldustes sündmuste eest, mis selles sõjas alles arenesid. MSF süüdistas korduvalt Iisraeli genotsiidis ning jättis süstemaatiliselt mainimata Hamasi haiglate, koolide ja muu tsiviilinfrastruktuuri kasutamise sõjalistel eesmärkidel. Kõike seda tehti hoolimata teadmisest, et Hamas tegutses Gaza tervishoiusüsteemi sees. Nüüd, pärast selle raporti lugemist, on mul MSF-i kohta palju küsimusi ja ausalt öeldes peaksid need küsimused olema ka igal ajakirjanikul, kes on viimase 2 aasta jooksul neid tsiteerinud. Ja see on lihtsalt veel üks näide sellest, kuidas paljud neist rahvusvahelistest organisatsioonidest on täis juudiviha ja korruptsiooni. Õnneks on meil olemas sellised rühmitused nagu NGO Monitor, kes teevad tööd nende paljastamiseks. Nüüd, see ongi kõik selleks nädalaks saates Tõetelg. Ja nagu alati, kui sul on mõni vihje või lugu, võid minuga julgelt ühendust võtta X-is nimega Emily K. Schrader või Instagramis nimega Emily in Tel Aviv. Aitäh vaatamast ja kohtume jälle järgmisel nädalal siin GNS-is.